No hõissa, lugupeetud vaatajad. Mul on väga hea meel, et oled selle kanali ja selle video leidnud. Täna olen mina tulnud ühte siukese kohta, mida väga paljud ei tea. Nagu näha, on ka siin üks karu kuju olemas. Siin on veelgi kujusid. Aga olen siukese kohta tulnud nagu Kabina küla metsa ja matkarada. Asub siin Kabina järve juures, et Kabina järv ongi seal samas. Räägin ka, kuidas ma siis selle koha tegelikult leidsin, et mina internetist, kui ma kunagi vaatasin, siis mina eriti mingit informatsiooni ei leidnud selle kohta. Aga ükskord siis tulin Luunjast ja sõitsin Tartusse ja sõitsingi seda Kabina teed pidi, mis siin on. Ja tegin vahepeatuse, käisin siin samas Kabina järves, tegin ühe sulpsu ja pärast seda hakkasin sõitma. Siis oli siin see ein madalam ja seda võsa oli natuke väiksem ja vaatasin, et siin on nagu mingi siuke info stend ja tulin täitsa siia juurde, vaatasin ja siis avastasin, ahaa, siin on siuke matkarada. Ja täna ma siin olengi. Tuuline ilm on muidugi, vahepeal sadas vihma ka. Aga mõtlesin, et tulengi, vaatangi siis selle matkaraja läbi ükskord. Aga olgu, ega midagi, lähme matkama. Et siuke tiir peaks siis olema, et Kabina küla platsi juurde ja kus ta siin läheb. Ja tuleb vist siit tagasi. Et lähme teeme selle tiiru ära, et see on umbes 3,5 kilomeetrit pikk siis. Siin on ka sellised huvitavad sildid, et kohe aru saada, et see on kogukonna tehtud. Sellepärast, et tavaliselt kogukond näeb rohkem vaeva, et RMK küll nii peenelt ei tee seda asja. Siin on iga natukese aja tagant on silt matkarada. Et näete, iga natukese aja tagant, kus rada keerab, seal on silt, et ei ole puud ära värvitud. Et ongi natuke teine lahendus ja juba väike siukene küngas ja et siuke päris huvitav algus juba. Et juba nagu üldse teistmoodi matkarada. Ei ole päris tavaline RMK matkarada. Ja kes on vahepeal mõelnud ka, et miks pikalt ei tulnud Prantsusmaa osa välja, siis väga vabandan, aga jaa, vahepeal oli minul siin ka natuke eksamid vaja teha ja õppida, et siis mul natuke ei olnud nii palju aega enam teha videoid, et siis ma pidin natukene tegema väikse pausi vahele. Et nüüd on mul kõik asjad juba tehtud, et nüüd ma üritan jätkata siis taastootmist. Ja tundub, et jõudsime nüüd ka tee peale tagasi, et siit peaks nüüd kuskil matkarada minema. Ma eeldan, et seda tee ääpidi tuleb nüüd kõndida. Et jah, ma arvan ka miks, siis siin on täitsa vesine. Siin ei ole aru saada praegu, vist kaamera reit ei näinud peale, aga siin on konnad. Siin ikka neid on. See aasta on üldse kuidagi konnasid ikka nii vähe, et ma ei tea, mis konnadega see aasta toimub, et jumala vähe on. Muidugi sääski on ka õnneks hästi vähe. Et neid ma käisin siin, eile oli hea soe ilm, käisin siin, ikka palav oli ja käisin siin ilma särgita metsas ja ükski sääsk kallale ei tulnud, nii et ei tea, kuhu see aasta sääsed jäänud on. Ja tundub, et siit läheb matkarada nüüd edasi, et lähme vaatame edasi. Ja no muidugi siia on ka rahvas oma aia prügi toonud siis. Ja vist tundub, et siin on ka mingi teine rada äkki või. Et siin on ka veel sellised märgid ja sealpool ma näen veel. Sealpool ma näen 2 noolt, valget ja rohelist. Aga siin silt nagu näitab, et minu otse ja ma siis eeldan, et ma pean siia poole minema. Ja siin tundub niidetud ka olevat, nii et liigume siia poole edasi. Ja ma võib-olla tean ka, miks need nooled siin on. Need nooled on siin ühel lihtsal põhjusel. Siin käivad ratturid harrastamas spordiala. Et siin on siuke hüppekas ja seal on siuke küngas, millest nad alla tulevad.
Et siis jah, tõenäoliselt on selle asja omad, need nooled. Et jah, neid ma olen ikka paljudes kohtades näinud. Seal näen ka jälle nooli ja juvis nad käivad jah siin harjutamas. Aga noh, meie jälgime siukest tüüpi silte. Paistab, et siit läheb rada edasi, aga enne seda vaatame, et siin on üks ise tekkinud lõkkeplats. Et siin on käidud lõket tegemas ja ka päris suurt vist on tehtud siin isegi. Aga siin on veel midagi. Siin käib elu. Siin elu käib. Linnud laulavad ja mulle tundub, et rada nagu läheb siia sirelite vahele. Nii et vaatame. See on ka päris huvitav. Et kohe täitsa omamoodi rada. Mulle täitsa meeldib. Et vaheldus RMK radadele täiesti midagi teissugust siis ka. Et see on nii-öelda siis height and chem, ütleme viisakalt. Ja jõudsingi siit metsast välja ja vist jõudsin ka nüüd siis külaplatsile. Et siuke suur külaplats, et seal saab jalgpalli mängida ja seal saab, ma vaatan, turnida. Seal on siis piknikumajakesed. Ma vaatan, et siin on ikka päris palju tehtud. Et Kabina küla on koha nimeks siis. Et siin on ikka jah, jupe palju tehtud. Et täitsa imestava tõmbab. Et väike külakene, aga nii tegus, et ehitavad. Et need tunduvad ikka päris uued asjad siin ka olevad, et ei ole päris vanad asjad. Siin on meil keegi siin hunt või? Tundub nii. Siin saab natuke puhata ja siin saab siis jah, natukene välisaali nautida ja lapsed saavad mänguväljakut nautida. Aga lähme vaatame sinna poole. Seal on need piknikukohad, et vaatame tolle kohaga läbi. Ja jõudsingi nüüd siia külaplatsile, et siin on ka isegi liideri projektiga tehtud ja Euroopa rahadega, et siin on siuke asi siis, et ongi MTÜ Kabina külaselts olemas, et nemad siis järelikult seda asja ajavadki siin. Aga jah, täitsa uued asjad tunduvad olevad, et ei ole seisud väga pikad, need on ka täitsa uued lauad ja täitsa ägeda disainiga. Et siin on, näete, ja kokku 6 tükki neid viimati on siis tehtud 4 neist. Need 2 on nagu varasemast ajast juba. Leiti, et on veel vaja. Aga mis siin siis veel on? Siin saab ka malet mängida või kapet. Mõlemad saab siin mängida. Siin on ka, teisel on ka selle vanemal on olemas. Et vanematel on isegi siuke asi olemas. Aga mis siin siis veel on? Et siin on ka lastele midagi, kui ka isegi mitte täiskasvanutele. Täiskasvanud, ma arvan, võivad ka seda kasutada. On siuke ronimis ja turnimise siis park siin. Et siukene seikluspark. Et mina tõen seda läbi viitsi praegu teha. Läbi jalutada seda. Kuigi ma olen käinud nendes küll. Aga jaa, siin siuke asi siis. Aga see pole isegi ainus. Tegelikult on siin üks veel. Et ma nägin ühte veel siin. Et lähme vaatame seda ka. Ja jõudsin ka siis selle teise platsini siin. Et siin on jah, siuke suurem plats. Et siin saab rippuda. Siin on jah, päris võimas plats ikka juba. Et jaa, siin see on nii-öelda suuremate inimeste siis plats. Ja siin on isegi stackline olemas. Et siia saavad ka tulla stackline'i harjutama, kui soovi on. Ja siis on jah, siin tross jälle. Saab trossiga siin liugu lasta. Jah, siuke päris äge lahendus jälle siin. Nii, ja Keir üritab trossiga sõita minna. Hopsti! Ja. Ja perse läks ka vastu maad. Ja tagumeid käis ka vastu maad praegu ära. Siin on isegi vist näha, kuigi see on see nööri jälg, aga kuskil siin käis küll Peppu ka vastu maad ära.
no näed, olen siin vist rajal ikka veel, vist, loodame, et olen. Ja siin on ka karjäär olemas. Et ei tea, kas seal kala ka sees on või ei ole. Aga jah, siuke väike karjäär siin on. Kõnnin jah nüüd mingit kruusateed pidi siin. Loodame, et see viib siis, on rada ikkagi. Kuigi ühtegi silti ma rohkem näinud ei ole. Aga no mine sa tea. Ja leidsingi siukse huvitava koha, kus ilus vaade on. Et ja, aga siin on ka mingi lõkkekohtis tehtud. Ja siin on siuke silt. Ja ma arvan, et see on siuke silt, kus peale on kirjutatud. Ei ole isegi ka. Ma juba mõtlesin, et äkki see on matkaraja silt. Paistab väga selle moodi olevat. Aga loodame, et ikka oleme matkaraja peal. Ja saan täitsa kinnituse, et oleme matkarajal, sest siin on silt olemas. Nii et loodame, et siis ikka oleme, et keegi seda pahatahtlikult ei pannud sinna. Ja siin on nüüd ehe näide, et siin on siis inimesed aia prahti toonud ja kõrval on silt. Siin on veel üks silt, et prügi maha panek keelatud, ikka on prügi siin. Ja, aga midagi pole teha, aru saada, aga miks siis see on, nii et võite ise arvatagi, miks siin see prügi on. Nüüd tekib väike konflikt. No kuhu ma siis minema pean? Näitab alla ja näitab siia. Ma ei tea, aga vaata, mis siin pool. Siin pool on minu meelest maantee üldse. Ma ei ole kindel, aga tundub olevat maantee kohe kõrval. Aga no kontrollime. Ja siit saab vist ainult maanteele. Ja siit saab matkarajale ka. Ma isegi näen siit autot. Aga lähme sealt metsa seest. Vaatame tolle jupi ka ikka ära. Konnad ka krooksuvad. Tahavad ka järglasi tuua. Et siin on jah mingi soisem ala, siin on ehitatud siuke sillakene. Et jah, et saaks ilusti üle. Aga ega palju polegi jäänud. Vaatame, äkki näeme midagi veel huvitavat. Nagu näha, olen siin sõbrakeste juures. Ehk tiir on peale tehtud. Et see rada oli ikkagi päris huvitav. Et vaheldus siis ERMK radadele ka. Et midagi siis täiesti teissugust ka. Et palju pööramisi, sükest metsisemat ala, künkalisemad. Et see on täitsa huvitav, mulle täitsa meeldis. Aga kui sulle see video meeldis, siis pane kindlasti like, jaga oma sõpradele tuttavatele, sest siis jõuab ka see video teisteni. Kommenteeri sõna sekka, kui midagi on sõna sekka öelda. Ja kui sulle see sisu meeldib, mida mina teen, siis hakka kindlasti jälgima, kui sa seda veel teinud ei ole. Nii et suur tänu, et sa vaatasid video lõpuni. Nii, tšauki!